Tere! Istusin seal ja rääkisin oma naabriga juttu ja ta ütles sellega, millega ma nõustun, et vaadates teile otsa, siis ka mina alustan sellega, et nii mõnegagi teist me oleme kohtunud. Ja kohtunud meeldivates olukordades, sellistes nagu praegu, et me räägime samast murest. Ja ma usun, et suur osa seda juttu, mida mina täna räägin, ülemäära ei vaja. Need, kes vajavad, neid ei ole siin. Ma kuulasin neid küsimusi ja kibelesin ise ruttu vastama, aga ilus ei ole alustada oma ettekannet teiste ettekannete kohta esitatud küsimuste vastamisega, aga ma provotseerin teid. Mina küll arvan, et karistused võiks olla karmimad. Sellepärast, et ma arvan, et kuritegu ei tohiks ennast kunagi ära tasuda. See põhimõte peaks kehtima. Ka mina prokurorina, olles üle 20-aastased ametit pidanud, ütlen teile, jah, vangla ülemäära ei paranda kedagi. Jah, vangistus peabki olema viimane meede. Jah, kõige tähtsamad on ühiskondlikud väärtused. Kõige tähtsam on see, mis hinnangu me anname korruptsioonile, mis hinnangu me anname nendele ühiskondlikele nähtustele, see sisemine hukkamõist, miks sisekontrollisüsteemid, kui need on tõhusad ja toimivad, on oluliselt paremad võitlusvahendid korruptsiooniga kui kriminaalmenetlus. See kõik on õige. Aga siin on üks aga. Aga on see, et riik peab olema sirge seljaga ja ikkagi olema suuteline reageerima kuritegudele. Ja ma arvan just nimelt, et 50 000-ga vahele jäämine ei peaks tähendama, et karistus on see, et võtame 50 000 tagasi. Kui uuringud lähisuhte vägivalla kohta ütlevad, et umbes 33 korda saab kannatanu enne peksa, kui ta pöördub õiguskaitseasutusse, siis jättes kõrvale korraks oma riigi peaprokurori ameti ja kõneledes teie ees kui tavaline prokurör, kes on menetlenud korruptsiooni asju, siis austades süütuse presumptsiooni, austades õigusriiki, olen ma sunnitud teile ütlema, et ma üldiselt ei ole näinud enda ees menetlustoimingul korruptanti, kelle puhul oleks see esimene vihje või esimene kuritegu, millega ta õigussüsteemi ette satub. Kui palju ta ja mida on toime pannud, reeglina teab tema ise. Mis puudutab meedia küsimust, siis ma jõuan kiiresti ka väljakutseteni. Kindlasti ka rahvusvahelisel tasandil on kogu meedia mõju korruptsiooni kuritegude menetlemisele täiesti omaette teema. Sest prokuratuur, kes vastutab kriminaalmenetluse ees ja ka selle kommunikatsiooni eest, ma olen varem rõhutanud ja julgen seda veel kord teha. Meie jaoks on 4 põhimõtet. Punkt 1. Riik peab oma inimestega rääkima. Ja riik kriminaalmenetluse puhul on riiklik süüdistus ehk prokuratuur. Me peame rääkima. Me peame seletama, miks me läheme läbi otsima kuhugi, miks me midagi teeme. Me peame seda rääkima. Aga on 3 põhimõtet, millest tuleb kinni pidada. Punkt 1. Riik tohib rääkida ainult tõtt. Ainult tõtt. Punkt 2. Prokuratuur peab alati austama ausat kohtupidamist. See tähendab, et tõenditega meediasse ei minda. Ja punkt 3. Meie ülesanne on austada kõiki menetlusosalisi. Kannatanuid, tunnistajaid, kui vaja, siis ükskõik mis hinnaga, et ka nende isikuandmed ei lekiks. Ja ka neid, kes tulevad teatama korruptsioonist. Neid tuleb kaitsta. Ja kui me räägime kahtlustatavatest, süüdistatavatest, siis alati proportsionaalselt sellega, mis on kõrgendatud avalik huvi ja mis on süütuse presumptsioon, peame me selle testi läbi tegema ja neid kaitsma. Aga nüüd lubage mul rääkida sellest, milleks ma siia olen tulnud. Ma ei koorma teid statistikaga ja ma väga loodan, et see 20 minutit, mis on järele jäänud, võiks olla pigem diskussioon. Sellepärast ma lähen kiiresti üle statistikanumbritest ja ütlen vaid seda, et jah, registreeritud korruptsioonikuriteod, mis need meile näitavad?
Vastus, suurt ei mitte midagi. Sellepärast, et igasuguse varjatud kuritegevusega, milleks on ka korruptsioon, on selline lugu, et nii palju, kui sinna ressurssi paned riigi poolt nende kuritegudega tegelema, nii palju neid kuritegusid ja menetlusi üldiselt on. Sellepärast, et latentse kuritegevusega, narkokuritegevus, korruptsioon on selline paradoksaalne olukord, et põhimõtteliselt on ju pooled rahul. On ju, üks saab palkamaksu, teine võtab palkamaksu. Milleks meile menetlus? Ehk registreeritud korruptsioonikuriteod, kui nad meile midagi näitavad, siis seda, et kui te vaatate neid numbreid, siis üldiselt on olukord stabiilne. See tähendab, et jah, 2016 võrreldes 2018, seal on ka teatud statistilised sellised registreerimismõjud, aga üldiselt on see ressurss, mis sinna peale pannakse, selline, et umbes selline, mis siis jõuame, et nii palju registreeritud kuritegusid tuleb välja. Võrreldes lihtsalt taustaks, et kui te mõtlete varguste peale, siis vargus tuleb välja ainult siis, kui keegi tuleb ja teatab vargusest. Prokuratuuri jaoks on oluline kogu aeg silmas pidada, et kuhu oma sihid panna koostöös uurimisasutustega. Meie põhilised partnerid ongi PPA poolt Keskkriminaalpolitsei, aga ka prefektuurid ja kaitsepolitsei, kui me räägime julgeolekuga seotud korruptsioonikurtegudest. Need on meie koostööpartnerid, nendega me koos toimetame ja üldiselt peame me korruptsioonikuritegude puhul kvantiteedist olulisemaks kvaliteeti. Ja kvaliteet korruptsioonikuritegude puhul tähendab seda, et oluline on panna ressurss nende kuritegude menetlemisele, millel on mõju. See tähendab seda, et mitte statistiliselt 100 ära menetletud korruptsioonikuritegu ei ole hea tulemus, vaid võib-olla 1-2 head, tugevat, suurt, mõjukat menetlust, mis muudab seda ühiskonda ausamaks, läbipaistvamaks ja mis saadab sõnumi, et korruptsioon ei ole okei. Ja pärast seda, kui riik on need menetlused ära teinud, hakkab toimuma süsteemi isepuhastumine. Nii on see olnud tehnoülevaatuste puhul, nii toimub see meditsiinisektoris, nii toimub see ka kohalikes omavalitsustes. Ehk müts maha nende kohalike omavalitsuste eest, kellel on tugevad sisekontrollid ja kes võtavad ikkagi selle põhirõhu endale, et hoida see korruptsioon sealt eemal ära. Aga need väiksed numbrid ikka ja jälle vahel te kuulete sellest, sest korruptsioonikuritegudele on omane seesama kõrgendatud avalik huvi ja vahel meile tundub, et on hästi palju suuri asju menetluses, siis me näeme, et selliseid prioriteetseid asju, mida meie peame oluliseks, seal on see, et on 3 või enam isikut, seal on vähemalt 40 000 kahju ja nii edasi. Neid ei ole üldiselt üldse riigi menetluses palju. Mis on oluline meie jaoks on hoopis see, et need menetlused alustatakse, need saadetakse kohtusse ja nendel on ka kohtuotsused. Jah, prokurorina on siinkohal ahvatlus kasutada sõna, et on süüdimõistvad kohtuotsused. Ja mis seal salata, me oleme inimesed, ma võin teile saladuskattel öelda. Ja kui prokurör teeb oma tööd, siis ta ju teeb oma tööd ja saadab asja kohtusse uskudes, et tal on kõik tõendid olemas. Ja kui tuleb õigeks mõistev otsus, siis tuleb alati vaadata selle õigeks mõistva otsuse sisse. Miks on õigeks mõistev? Me oleme õigusriik, kui me tahame, et meil on õigusriik, kus kohus mõistab õigust, siis me peame aktsepteerima ka seda, et vahel kohus hindabki tõendeid teisiti ja ütleb, see mees on õige. Ma olen muideks mõelnud selle peale, et võib-olla tõesti peaks riiklik kommunikatsioon olema ka õigeks mõistmiste puhul tugevam. Et ma siinkohal toetan. Aga see küsimus kindlasti on pigem meedia esindajatele, kuigi mõtlema peab seda, et ega korruptsiooni puhul ei huvita ju ühiskonda mitte niivõrd see menetlus kui selline. Menetlus, kriminaalmenetlus kui protsess, kui protsessi normide kogum. Vaid ma siiski usun, et inimesi huvitab, kas nende rahaga, nende maksumaksja rahaga käiakse ausalt ümber. Kas see raha, mis antakse riigi, kohaliku omavalitsuste inimeste kätte, et hoolitsege meie kui kogukonna eest, kas see raha leiab õige koha? Ja kui siis tuleb välja, et ei, seal on mängus oma kasu, siis see on ju see, kus inimesed ütlevad, me tahame teada, mis meie rahast sai ja miks meie rahast sai, kas meie raha läks õigele
teele või valele teele ja see tekitab huvi ja paratamatult loomulikult kriminaalmenetlus on sellega kaasnev nähtus ja sellepärast ka see kõrgendatud huvi kriminaalmenetluste vastu. Jällegi, need numbrid ei näita muud kui seda, et kohtusse saadetud kriminaalasju ja kohtuotsuseid on võrdselt, me peame seda oluliseks pidama, sest kui me lihtsalt saadaks menetlusi kohtu ette, aga ei tule seda lõplikku otsust, see oleks halb. Oluline on see, et kohus ütleb lõplikku sõna. Aga aitab statistikast. Kuulge, aga milleks üldse korruptsiooniga võidelda, kui pooled on rahul? Mulle väga meeldis, palun. Nii, et mu tegelikult on just see küsimus selle meedia rolli kohta, et sa mõtlesid juba just hiljuti või selle aasta käigust üks Facebooki loojatest kirjutas ka oma raamatu sellest, et miks nad lõid oma algoritmi selliseks, et negatiivne informatsioon hüppab su ette kõige esimesena, on sellepärast, et inimesed haakuvad sellega. Ja sama asja on, ma arvan, ka Eesti meedia korralikus üks läägiga on aru saanud, et negatiivsus müüb ja neil on vaja klikke saada. Ehk siis kõik need sellised kahlustused ja siis pookid juurde sinna kõik need varasemad mingisugused süüdistused. See on hästi huvitav, mida lugeda inimeste jaoks. Ja sellepärast ma näengi, et vahepeal et riigil ei ole endal sükest võimalust, et sinna juurde või sekka rääkida, aga teistpidi jällegi meedia töötab ka riigi vastu just selles osas, et siis kui te räägite praeguselt ka siin, et te tahate kvaliteetseid juhtumeid, siis meedia pöörab seda selliseks, et vaadake, te teete kümnete, sajade tuhande eurode eest teete tööd, aga mitte midagi tee, 2 juhtumit aastas, mina suudaks selle teha 1 kuuga. Ja see ongi minu arust see koht, kus jällegi see kommunikatsioon, kui loota ainult sellele, et äkki meedia hakkab ühel hetkel selleks printsiks valgel hobusel on, kes hakkab ainult tooma head informatsiooni ja rikastab meid oma teadmistega, siis kahjuks me võib-olla niimoodi jõuame ainult kohta, kus inimesed muutuvad ainult skeptilisemaks. See on terve selle protsessi osas. Skeptilisemaks selle osas, kuidas tegeletakse korruptsiooniga ja skeptilisemaks selle osas, et miks tegeletakse nii vähe sellega. See on lihtsalt minu kerge mõte. Ja, aga kindlasti ühiskonnas igaüks peab jääma oma liistude juurde, mis ei tähenda kõik seda, et olles seda usku, et ühiskond veel naiivselt pärast 20 prokuröri aastat usun ma selles, et peabki rääkima, nii nagu riik peab rääkima meediaga, nii nagu avalik sektor peab erasektoriga rääkima, et see, et me räägimegi asjadest, mõjudest, kuidas me keegi töötame, aga igaüks peab ikkagi jääma oma liistude juurde, et meie ei saa ja ei tohi hakata tegema ükskõik millist kommunikatsiooni ja seada seda endale eesmärk. Meie asi on sisu, meie asi on koguda tõendid ja viia asjad õigusemõistmiseks kohtu ette. Aga, et milleks siis ikkagi? Euroopa Liidu mõned andmed, neid uuringuid on äärmiselt erinevaid, aga väidavad, et üks lihtne põhjus ongi 2 aspekti. Üks on majanduslik ja teine on see riigi usaldusaspekt, miks korruptsiooniga üldse võidel. Miks mitte nõustuda, et las olla? Majanduslik on väga huvitav. Ehk kahjud, EL ütleb, et võib rääkida isegi 120 miljardist, mida korruptsioon võib põhjustada. Nii et mulle meeldivad mõnikord need vestlused, et mida te tegelete selle, kõik on rahul. Kogu aeg olen saanud selle detailplaneeringu, selle raha, siis tulete teie keerate asja vussi. Ja siis, kui sa küsid, aga sa päriselt usud seda, et see tuleb sulle odavama. Sellepärast, et vaadake, austades kordan süütuse presumptsiooni, julgen ma siiski öelda, et üks ebamäärane korruptant on ehitatud selliselt, et tema mõtleb oma kasule. Ja kui ühel päeval saad selle ühe summa X eest midagi kergelt kätte, siis tuleb konkurent ja pakub 5 asemel 10. Mis te arvate, mis siis korruptant teeb? Ikka võtab 10 ja siis oled ju sina selle 5-ga kaotaja. Ja tõsiselt rääkides, kui siis sa hakkad rääkima, et kokkuvõttes tekib ju konkurentsikahju, et küsimus ei olegi mingisuguses ebamäärases riigi maines korruptsiooni puhul, vaid küsimus on see, et kui keegi saab kogu aeg altkäemaksuga konkurentsieelise, siis kõige suurem kahju, mis tekib kas sellele linnale, sellele sektorile, sellele valdkonnale, sellepärast, et teised ei saa osaleda selles ausas konkurentsis. Ja sellel on
reaalne majanduslik kahju. Suured kontsernid, rahvusvahelised kontsernid, kes töötavad eri mandritel, Nestle, Philips, nad võivad tuua teile näiteid, neid summasid, rääkida nendest rahadest ja tõestada ära, miks korruptsioon ei ole majanduslik kasulik ettevõtmine. Ja investeeringute kadumine on ka, et mulle väga meeldis ja sümpatiseeris ühel päeval Toomas Hendrik Ilvese poolt välja öeldud ka õigussüsteemide sellise muutmise ja reformimise kohta käidud laused, kui sellega nagu üle pingutada, mitte et seal kõik hästi oleks ja ei peaks muutma, peab parandama, nõus. Aga et kui see üle mindi keerata, siis paljudes riikides on see kaasa toonud korruptsiooni kasv toob kaasa reeglina majanduslanguse. Ja ka see on uuringutega tõestatud, et pikas perspektiivis, kus korruptsioon saab võidu või vähemasti punktivõidu, ütleme siis nii, sest mulle meeldis mõte, et see on nähtus ja ega keegi päris täpselt ei tea, miks ta eksisteerib. Inimene on selline. Siis ka vaesuse suurenemine on ju uuringutega kinnitust leidnud. Nii, ja. Ja mul on jälle üks kerge mõte. Et ma just mõtlengi seda, et kui praegusel hetkel sa räägid sellest, et ühel päeval ma müün midagi 5 asja eest, järgmisel päeval keegi tuleb ja pakub mulle 10, siis nagu me rääkisime ükskõik missugusest teisest valdkonnast peale avaliku sektori, siis sa võtaksid selle 10, sellepärast et see on smart business, on ju? Aga selles mõttes, siis kuidas tegeleda selle vastuoluga, selles mõttes, mida meile antakse kodust ja mida antakse koolist, et me elame kapitalistlikus ühiskonnas ja sa pead alati tegema seda, mis annab sulle kõige rohkem. Aga nüüd, kui sa oled avaliku sektorisse, sul antakse nagu see pott kätte, siis nüüd sa pead hakkama käituma kogukondlikult. Nüüd sa pead hakkama käituma nagu sotsialist, on ju? Sellepärast nüüd kapitalism enam ei tööta, aga samas sa pead käituma ikkagi kõikide reeglite järgi. Kõik ikkagi siiski hindavad sind selle eest, missugused on su riided, missugune on su auto, missugune on su maja, kõik siuksed asjad, on ju. Et selles nagu mind huvitab lihtsalt kõikide andmete puhul kahju 120 miljardit, kuidas seda hinnatakse, kas potentsiaalselt hinnati ära mingisuguste, ma ei tea, detailplaneeringute nagu hinnad ja siis nüüd arvestati see kuidagi maha või selles mõttes, mis on see metoodika. Ja et selles mõttes nagu, aga tegelikult see ei ole nii oluline. Aga see ma just mõtlen seda, kuidas selle vastuoluga, sisemise vastuoluga, tuled kapitalistlikust ühiskonnast ja nüüd lähed sotsialistlikusse nii-öelda gruppi, kuidas sellega tegeleda? Sotsialismiga ei ole sellega midagi pistmist. Ega siis suurte ühiskondlike nähtuste puhul aitavad just nimelt pigem need pehmed lahendused, lõputud väärtustest ja nendest samadest asja põhjustest kõnelemised. Ehk mõte sellest samast, et kui te oma peast lasete läbi, et kas, millal ja kui palju te kodus vaadates, kõigil on lapsed, lapselapsed, millal te viimati rääkisite nendega korruptsioonist? Kas te üldse olete rääkinud korruptsioonist? Hea küll, ei ole, võib-olla on sõnakirjaga raske. Aga kas te olete nendega rääkinud, miks makse tuleb maksta? Teate, ma juhtusin olema ühel koosviibimisel, kus täiskasvanud arutasid ja jutt käis lihtsate laste riiete ostmisest ja siis tuli kiire ettepanek, et kellel on firma, et ostaks firma nimele, et siis saab nagu käibeka tagasi. Aga sealt algabki, nad vist, ma olin saalis, aga isegi see, ei hoidnud ettepanekust tagasi. Ja mõnes mõttes on ju see kurb. Sellepärast, et lubage siis veel kord oma naiivset palet näidata, aga mina räägin lastele, et kiirabi on sellepärast olema, seda jõuab sinu juurde hästi kiiresti, et me kõik peame makse maksma. Ja politseinikud saavad palka ja nad saavad vaadata, et linnas oleks nagu hea ja turvaline käia, sellepärast, et me maksame palka. Ja siis mõned teed tolmavad vähem ja ei tolma meie maasikapeenraid ära, sellepärast, et on võimalik teid ehitada, sellepärast, et me maksame makse. Ehk mu jutu mõte on see, et need 2 asja peavad olema alati tasakaalus. Üks on see pehme pool, lähme, räägime koolides. Ja teine on see sama riigi jõuline pool, et kuriteole peab järgnema karistus, kriminaaltulu korruptsioonikuritegudest tuleb ära võtta ja ärge nüüd sõna-sõnalt võtka, sest aga siiski.
võib arutada selle üle. Ühendriigid alustavad korruptsioonikuritegude läbirääkimise kokkuleppe menetlusteks suhteliselt karmidelt positsioonidel. Noh, nii 50 aastat vangistust ja 100 aastat vangistust ja mitme kuriteo puhul kokku. Ei, ma ei ütle teile välja peaprokurörina, et me peaksime seda riigis rakendama. Aga ka sellel sõnumil, et korruptsioon ei ole okei ja ka sellel tugeval poolel on oma mõju. Ja seesama riigi usaldusaspekt, et jah, läbi selle korruptsioonivastase võitluse me ju ikkagi tõestame ka kogu aeg oma inimestele seda. Minu isiklik veendumus on see, et kriminaalmenetluse eesmärk tervikuna on selline õigusrahu otsimine, aga õigusrahu ei ole selline juriidiline sõnakõlks. Vaid see on see, et päriselt inimesed, isegi kui on väga terav konflikt, nad suudavad ära leppida. Ja korruptsiooni puhul ongi see, et ausatel inimestel on õigus loota, et need inimesed, kellel on antud avalik raha, oskavad sellega ausalt ümber käia. Aga läheme edasi, et pigem küsimus, et kas Eesti korruptsioonivastane võitlus on edukas? Ja, ma tohiks küsida vahele. Proua Berling, mina olen Indrek Varik, Rae valla revisjonikomisjoni esimees, aga minu küsimus vist natuke puudutab pigem nagu seda riigi poolt. Et kas te ütlesite väga kuldsed sõnad, et riik peaks looma olukorra, kus raha kasutus oleks läbipaistev, eks ole, ja et ma teaks, kuhu mu raha läheb, et seda ei raisata nii öelda. Aga mida ma peaksin tegema olukorras, kui seesama riik, seesama teie koostööpartner, see politsei näiteks, ongi loonud näiteks riigihankeid, kus ongi mängitud asi nagu ühede ettevõtete kätte. Kas ma võin otse teie poole pöörduda? Ma annan teile vaheajal kohe visiitkaardi. Andke ja pöörduge, aga ma lõpus annan veel targemate inimeste andmed, kes on igas piirkonnas eriasjade prokurörid korruptsioonikuritegude peal, kes oskavad kindlasti minust oluliselt paremini teid aidata, aga visiitkaardi võtan kaasa. Kõige olulisem on andke teada ja ühte saan ma teile kinnitada, et need inimesed, kes tulevad ja annavad kuritegudest teada ja soovivad, et nende andmed ei läheks avalikuks, sest ühiskond veel ei ole valmis, et mitte öelda neile neid koledaid sõnu, mida me vahel oleme lugenud. Pealekaebajad. Ma ei tahaks peaprokurörina kasutada sõna kitsed, aga olete lugenud, vahel öeldakse seda. Need on inimesed, kes annavad kuritegudest teada. Ja nii tuleb ka neisse suhtuda. Ja seda ma saan teile kinnitada, et need on kümned ja kümned näited, kus inimesed tulevad, räägivad, need asjad lahendatakse ja vaatan politseile otsa, et ma ei ole üksi, kes kinnitab, et nende inimeste andmed jäävad saladuseks. Ja mitte kunagi ei saa keegi teadma, aga me oleme nendele inimestele tänulikud. Ja kui inimene on siis nii julge ja vapper ja ütleb, et ja mina ei aksepteeri seda vargust, sest korruptsioon ei ole ju midagi muud kui vargus, siis müts maha ja me toetame teda läbi menetluse. Aga kuidas siis on olnud? Mina arvan küll, et on olnud edukas, aga mitte lihtsalt sellepärast, et me vastutame kriminaalmenetluste eest, vaid faktiliselt. Kui korruptsioonikuriteod, kus on süüdimõistvad kohtuotsused, puudutavad Eesti erinevaid piirkondi, need puudutavad erinevaid sektoreid, riiki, kohalikku omavalitsust, ka õiguskaitset, mis on märk sellest, et me ei aksepteeri kindlasti mitte ka endi sees seda. Ja puudutavad erinevaid sektoreid. Järjest rohkem räägitakse ka erasektori korruptsioonist. See tähendab seda, et see võitlus on laiapõhjaline. Mõned aastad tagasi, kui järjest lahvatasid suured korruptsioonijuhtumid, siis küsiti, et kas te ei karda, et Eesti hakkab rahvusvahelises maines nagu kannatama, et lõpuks me nagu edetabelites kukume. Tookord julgesin öelda ei. Ja isegi, kui peaks olema aasta ja 2 perspektiivis tagasilangus, sest see metoodika ei ole nii lihtne, et mõne menetlusega tuleb tagasilangus ja isegi kui see aasta 2 tuleb, siis ma usun, et 10 ja 15 aasta perspektiivis on riik ausam ja puhtam. Siin ei ole küll näha tendentsi kahjuks, aga võin teile kinnitada, et korruptsioonitajumise indeksiga on Eestis kõik väga hästi ja Eesti selleski edetabelis on pigem olnud tõusuteel viimastel aastatel. Teine kriminaalmenetlustega seotud moment või millel tuleb alati mida peab silmas pidama, et ega siis kindlasti ole eesmärk üksi see süüdi mõistmine kui selline. Oluline on, ma kordan, see ühiskonna puhastumine ja ka miks mitte, võib-olla need diskussioonid, mis nende menetluste käigus tekivad. Jah,
et võib-olla see diskussioon, kust lähevad lobitöö ja altkäemaksu piirid, et saakski selgus majja, et me üksteisest saaksime siin ühiskonnas paremini aru, kust need piirid lähevad. Või kust lähevad ennetustöö ja omakasu piirid ja nii edasi. Ehk diskussioonid. Lühidalt sellest, et kuidas me siis võitleme, et jah, meil ongi pädevad uurimisasutused. Ma saan teile kinnitada, et meil on spetsialiseerunud ametnikud igal pool, et päris nii ei ole, et igaüks tegeleb korruptsiooniga Eestis ja võitleb korruptsiooniga, need on õppinud inimesed. Koostöö on järjest olulisem, nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Ja see, mida me püüame teha, on kogu aeg hoida silm peal prioriteetsetel valdkondadel ja kuni selleni välja, et need sihtmärgid, ma ei hakka teile täna rääkima piiratud ressurssidest, see pole koht ja see teema kuulub pigem minu jaoks mitte armastavate teemade hulka, sest ma arvan, riigi ülesanne on ükskõik kui vähe neid ressursse on, panna nendesse prioriteetsetesse valdkondadesse, kohtadesse, kuni selleni välja, et õigete gruppide ja õigete inimeste suunas, need, kes kõige rohkem kahju tekitavad, nendega tuleb ka võidelda. Ja tuleb valida kindlasti lisaks õigetele sihtidele ka sobiv menetlustaktika. Olete kuulnud, eks ju, et üks kole asi, mis riigis on jälitustegevus. Kogu aeg jälitatakse, kõik jälitatakse. Jätke meelde, et kui Eestis registreeritakse aastas 27 000 kuritegu ja hetkel on pooleli umbes 12 000 kriminaalmenetlust ja Eestis on hetkel üle 5000 kahtlustatava, siis jälitustegevust tehakse üldse kokku umbes 400 asjas. Need on proportsioonid. See on 1% kõikidest kuritegudest, umbes 2% kõikidest nende kuritegude puhul, kus jälitustegevus on lubatud. Aga ma julgengi väita, et jah, tõsise korruptsiooni puhul on sellised tõsised vahendid riigi käes vajalikud ja neid peabki tegema, sellepärast, et tegemist on väga varjatud ja raske kuriteoga. Ja mis need peamised väljakutsed ja trendid siis on? Eks need ongi need piiritlemise aspektid, see konspiratiivsuse ja pikaajalisuse kasv, muideks kiitus kohalikele omavalitsustele, nendele sisekontrollidele, kellega on hea koostöö ja kes teevad oma tööd hästi. Jah, see on üks huvitav viimase aja trend, et need kõige usaldusväärsemad isikud, kes on kaua töötanud, tuleb välja, et kuritegu. See on ka muideks üks huvitav tendents. Ja siin vaatan teile ausalt otsa, ega ei ole mõtet lootagi õiguskaitsesüsteemi peale. Kõige paremini puhastuvad need süsteemid ise. Kui juht on ees aus ja õigete väärtustega, siis ükskõik, mis abivahendid teil on kasutuses, mis imevidinad teil on antud, et hoidke korruptsioon ära. Kui juhi väärtused ei toeta seda, siis seda ei tule. Ja vastupidi, kui teil ka ei ole mitte midagi, aga juhi väärtused on paigas ja ta ütleb, et ainult ausalt ja ainult läbipaistvalt saab edasi, siis olete te parimad korruptsiooniga võitlejad üldse. Menetluspikkus on meie väljakutse, aga sellest ma pikalt ei räägi, sest seal kindlasti on meil mõtlemisruumi. Kuigi Eesti keskmine menetluspikkus, kui mõelda kõikide kohtueelsete menetluste peale, on palju, kes julgeb pakkuda 4 kuud. Nii et jah, ma ei ole uhke või me keegi pole uhked nende üksikute pikkade menetluste üle ja me teeme maksimumi, et sellega kuidagi paremaks elu saada, aga nii ta kord on. Kindlasti uued kuriteod, kõrvaltegevusega kaasnevad riskid. Ja iseenesest kõrvaltegevused on mõistlikud ja seda tasub toetada nii kui kohalikku majandust alati. Lihtsalt need riskid tuleb kaardistada ja ma saan aru, et see on ka selle tänase kohtumise eesmärk ja mõelda, kuidas need riskid maandada. Ja ega need lahendused ei olegi raketiteadus. Seesama avatuse printsiip. Räägi, küsi nõu, kui kahtled, küsi järgi, räägi omavahel seda parimat praktikat. Ja paratamatult on Eesti ajuasustusega see kaasnev probleem, et keegi tuttav on seal
ja siis tekib küsimus, kas ma tohin teha siin nagu vallaametnikuna seda otsust, mis puudutab nüüd mul selle klassiõe vend või õemees või keegi on kuskil siin samas vallas firmas tööl, et mis ma siis nüüd teen, et kas ma pean nagu siis minema seda teenust hankima Tallinnast? Üldiselt ei pea. Pigem on sõnum see, ütle kõva häälega välja, taanda ennast otsusest, et see otsus oleks läbipaistev. Läbipaistvus on see, mis peaks olema see, mis meie ajus alati jääb meid saatma, kui me räägime korruptsioonist. Aga siin siis lubatud andmed ja minu poolt aitäh. Heldur Paulson, Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees. Tahtsin küsida, kuidas te kommenteerite kahte vastuolu statistikas? Üks statistika näitab, et 80% on korruptsioonist toimub riiklikul tasemel, aga kui vaadate aastate lõikes seda statistikat, siis see langeb täpselt kokku kohalike omavalitsuste valimistega. Kõige väiksem langus oli 2013, järgmine oli 2017. Annan teile ka ühe idee, et 2016 muutus valitsus. Sellest ilma eest ka aplausi. Ma ei kommenteerigi, sest ma ütlen veel kord, et Eesti on üldse statistika jaoks üks kehv koht, sest numbrid on lihtsalt nii väiksed. Et nii nagu jutt oli, et 75% kuritegevuse kasvu võib tulla ühe inimese tegevustest. Ehk ma jätaks need kommentaarid ära, aga et aus olla, siis kui küsimus veel õhtuni vaevab, siis võib meili kirjutada, et siis ma püüan nagu targemate käest küsida ja proovin vastata. Aitäh, Lavly Perling.